Tere tulemast uude nädalasse, armas Facebooki pere. Mina täna olen jälle siin teadvuse avardamise minutitega ja selle nädalaseks teemaks on ego. Mis asi see ego üldse on ja milleks ta vajalik on? Ja kuidas teda üldse kasutada ja üldse mõista, et mis asi ta on? Ja sellepärast, et ma näen, et siin ühiskonnas on hästi palju äärmust, väga äärmuslikke käitumisi, sest inimesed tihtipeale ei mõista mingisuguseid teemasid ja siis kipuvad kõik oma nii-öelda skaala äärmustes. Et täna me siis vaatamegi seda ego skaalat, vaatame mõlemat äärmust, kui ego ei ole tasakaalus ja vaatame ka seda, kui siis ego on tasakaalus. Et mis asi see ego siis on? Alustame sellest. Ego on siis meie turvamees, nii-öelda meie hinge või meie isiksusega ja meie hinge eesmärgiga seotud siis. Ta kaitseb siis meid, tema ülesanne on meid kaitsta. Samamoodi nagu immuunsüsteem siis kaitseb meie keha viirustekitajate eest, kaitseb ego meid siis selliste arvamuslike sissetungijate eest, kes siis tulevad meile võib-olla oma arvamust ja oma tõde peale suruma. Et kui ego on ilusti tasakaalus, siis tegelikult see ei ole meile võimalik üldse midagi peale suruda, sest me teame, mis on meie väärtused, mis on meie tõde ja me seisame kindlalt selles. Ego on siis, miks ta hea on? Milleks ta vajalik on? Ego ongi siis vajalik selleks, et me teaksime oma väärtust ja oleksime enesekindlad, et me julgeksime siis ka seista selles väärtuses ja mõistaksime seda oma ülesannet siin, miks me siin üldse oleme. Siis, nagu ma enne mainisin ka, ta aitab siis jääda endale kindlaks, eriti siis, kui keegi proovib siis oma arvamusega meist üle sõita. Ja seda siis täielikus austuses. See on hästi oluline punkt kui ego on terve ja tasakaalus, et me siiski jääme austavaks nii enda kui teiste suhtes, et me siis ei lange teise inimese tasemele. Aga kui ego on tasakaalust väljas, mida valdavalt siin maailmas siiski kipub olema, ma näen, et see võib olla tulnud siis sellest, et võib-olla sellises spirituaalses maailmas, mina olin ka selline pigem ennem, selline, et ego pole üldse vaja ja ego on ikka nii halb, egokesksed inimesed, need on ikka täiesti mingisugused tõprad. Ja minul ei ole küll üldse ego, mina olen nii abivalmis, hea inimene, et see on siit teadvuse avardamise minutitest palju läbi ka käinud. See ühiskonna hea inimese väärtustamise kontseptsioon, tagurpidi kontseptsioon sellest heast inimesest siis. Ja pigem siis inimene, kellel üldse pole ego, võtame siis selle teise äärmus, siis inimene, kes on täiesti isetu, ta ei arva iseendast siis suurt midagi, ta tegelikult arvab, et ta on täiesti mõttetu ja ta laseb siis endaga halvasti käituda seetõttu, et ta arvab, et ego on nagu paha. Ja siis lisaks sellele ta laseb endaga halvasti käituda, ta veel arvab, et ta on kõiges selles süüdi ka, et temaga niimoodi käitutakse. Ehk siis ta on ise selle põhjustanud ja ta on täiega väärt seda. Seal on niisugune väikene tõetera sees selles mõttes, et kui sa ikkagi seisad oma väes, siis sa ju seisad enda eest. Ehk siis, kui sa üldse enda eest ei seisa, siis tõesti see on sinu vastutus, et sinuga niimoodi käitutakse selles osas. Siis nii-öelda see isetu, ma isegi panin siia kirja enda jaoks ka, et selline võib-olla tuffel, et ta laseb endaga siis kõike teha, ennast siia-sinna väntsutada, ta defineerib ennast jälle siis välise kaudu ja teeb siis kõike seda, mida talle põhimõtteliselt öeldakse. Ja ta võtab kõik siis teiste eksimused enda kaela, ta võtab kõikide vastutuse enda kaela ja see on selline üpris masendav koht, kus olla, et see on selline seisund siis, kus me oleme hästi selles ohvri rollis, et mina olen suur ohver ja ega ei olegi mõtet siin üldse midagi proovida, et kuidagi paremaks läheks, sest
väärtuse taju on täiesti olematu siis sellisel inimesel. Teine siis egoskaala äärmus on siis täiega isekas inimene ehk siis selline ma olen siia endale pannud märksõna tõbras ühiskonnas selline inimene, kes sõidab teistest kogu aeg üle ja tunneb ennast hästi siis, kui ta saab kuidagi teisi maha teha või teistest taga rääkida või kuidagi ennast tõsta siis teiste najal ja näiteks kui kellegi läheb halvasti, siis tal on hea meel, näed, läks halvasti tal, aga mul läheb vähemalt hästi. Et see on nüüd teine äärmus sellel egol ja see on siis samamoodi, tegelikult algpõhjused on samad. Inimene ta ei ole absoluutses kontaktis sellega, kes ta päriselt on, ta ei väärtusta ennast. Aga selle asemel, et siis olla tuhvel, tema läheb nagu teise äärmusesse, et hakkab siis nagu hästi tähtsat mängima, et ma tegelikult olen hästi tähtis ja ta kannab selliseid maske. Kindlasti on see siis seotud ka sellega, et tal on mingi teatud roll, millega ta väga ennast identifitseerib, sest tal ei ole selle oma tõelise rolliga, tõelise missiooniga siin maal ühendust ja tal on vaja ju kuidagi seda kohta siis täita, et ta tegelikult on tal ühendus ja tegelikult tal on väga tähtis eesmärk ja näe, see roll, mida ma siin mängin, see hea inimese roll näiteks või et seal on ka samad asjad tegelikult, et see on see, nad on selle isetu versiooniga selles mõttes hästi sarnased. Aga seal on sellised asjad, mis siis kuidagi, see ongi see teine äärmus selles mõttes, et ta läheb ekstremismi ja ta pigem siis nagu surub teisi alla ja tema on siis see ründaja nii-öelda. Et tema siis pigem ründab teisi, tegelikult ründab ka ennast. Et kõik see, kuidas ta välisesse maailma suhtub või sellega suhestub, on seotud sellega tegelikult, kuidas ta iseendasse suhtub. Ja suuresti tegelikult need inimesed on väga palju haiget elus saanud ja seetõttu nad on õppinud, et ainuke viis siin elus läbi lüüa on samamoodi käitudes nagu need inimesed, kes minuga käitusid. Ehk siis nad muutuvad selle haiget tegija sarnaseks, sest nad nägid, et see inimene justkui paistis elus läbi löövat. Ja need inimesed tihtipeale siis manipuleerivad teistega, projekteerivad ehk siis peegeldavad mingid oma seisundid teiste peale, et ei, ma ei öelnud seda, et sina ütlesid tegelikult seda või ei, ma ei teinud seda, et tegelikult sina tegid seda. Et nad hästi palju nagu peegeldavad oma asju sinu peale, et sa hakkaksid endas kahtlema ja muidugi, kui inimese ego ei ole eluterve, tasakaalus, siis ta hakkabki kahtlema. Muidugi selline eluterve kõiges kahtlemine on väga hea, sest siis me ei fikseeru mitte millelegi ja me oleme avatud sellele, et kõik muutub, mis on ju põhimõtteliselt ainuke tõde, mis meie siin inimkogemuses on, et kõik muutub. Aga tagasi korraks siis selle iseka ego versiooni juurde on siis see turvamees, siis kellest ma alguses rääkisin, mis see ego on, eks ole, ta on nagu see ülekaitsev, et ta kaitseb meid ka heade asjade eest, et ta kaitseb meid ka muutuste eest. Et iga kord, kui on selline võimalus siis natuke muuta või avarduda, et võib-olla keegi, kellega me viibime ühes ruumis, annab mingit head nõu või lihtsalt räägib oma kogemusest ja me tunneme, et seal on midagi väärtuslikku. Meie hing tegelikult tunneb, et seal on midagi väärtuslikku, aga ego on niimoodi, ei, oot. Ja siis ego läheb kohe sinna, et hakkab naeru vääristama näiteks seda inimest või umbes, et teab ka kõike, on ja mingi. Et see on selline hästi ülekaitsev, siis meeletu kaitse ka kõige hea vastu. Et ego, toon alati selle näite, kui ma sellel teemal ka räägin, et ego on justkui selline kaitsev koer, kes meie kodu kaitseb. Ja siis meie kodu on siis, võtame siin kohal meie keha, meie tempel. Ja ta alguses kindlasti on hästi-hästi oluline, kui võib-olla meie väärtused ei ole nii selgelt paigas, et ta oleks rihma otsas. Et ta kogu aeg oleks rihma otsas, sest kui ta sealt rihma otsast lahti saab, siis ta hakkab hullu panema. Ja siis ta võib rünnata seal, kus tegelikult kindlasti seda teha ei tohiks ja põhjustab palju rohkem kahju. Et kui ta on seal keti otsas ilusasti, siis on nii-öelda, me oleme teadlikud, et ta seal on ja me treenime teda siis treenimise perioodi, me õpetame teda enda kõrval käima ja me õpetame tajuma neid kohti, kus on vaja kaitsta, eks ole.
et see on hästi äge selline treeningperiood ja treeningperiood ongi siis see, kui me tegelikult õpime tundma enda väärtusi ja neid siis paika panema. Et mis on üldse meie väärtused. Ja tuleks siis sinna, et milline on selline terve ego või kuidas võib-olla jõuda sellesse kohta, et kui sa nüüd märkasid ennast kas ühel pool või teisel pool äärmust, eks ole, noh, sa tundsid ennast ära, ükskõik kummal pool see on. Et kuidas siis tulla võib-olla sinna tervesse tasakaalus egosse? Et kindlasti on üks selline hästi-hästi oluline ja ma arvan, et ka baas tegevus, mida on vaja teha selleks, et ego tuleks tasakaalu, on eneseväärtusega siis tegelemine. Sest mõlemas äärmuses olev ego absoluutselt ei väärtusta ennast. Tegelikult ta ongi õppinud, et ta peab olema keegi teine või kandma mingit maski selle jaoks, et olla armastatud ja vastu võetud. Sellisena nagu ta on. Kuna tal ei ole mitte mingisugust kontakti siis iseenda väärtusega ja sellega, kes ta siis päriselt on. Et see teekond siis hakata neid väärtusetuse kihte endalt maha koorima ja selliseid õpitud väärtusetust, eks ole. Et meid on justkui häbistatud või välja naerdud, kui me oleme julgenud siis ennast väljendada. Ja nagu ikka, kõik teemad üldiselt hakkavad lapsepõlvest pihta, et julgeme sinna kohta minna uuesti vaadata, et mida me kogesime. Teine on see, et tunnista siis, eks ole, et sa kummaski äärmuses kipud olema ja see on nagu kindlasti esimene samm, et vaadata siis et kuhu ma nüüd täpselt sellel skaalal kukun ja mida ma saan selle jaoks teha, et siis jõuda sellesse tasakaalu ja ühendusse sellega, kes ma päriselt olen. Julge siis neid maske hakata maha võtma, et vaatle neid rolle, mis sa oled oma elus siis võtnud, millega sa oled ennast hakanud väga tugevalt identifitseerima, et ma olen nüüd see, ma olen nüüd ema või ma olen nüüd õpetaja või ma olen nüüd Et mõista, et need rollid tegelikult kõik on ajas muutuvad. Ja mitte ükski neist tegelikult ei defineeri sind mitte kunagi lõpuni. Sest kõik on muutumises ja samamoodi ka need rollid. Ja siis kindlasti vaata siis ka seda kohta, et millal sa võib-olla tundsid esimest korda, et sa ei olnud vastu võetud sellisena, nagu sa päriselt oled. Jälle lähme sinna hästi varajasse ikka kuskile tagasi ja vaatame, kus see alguse sai. Sest siis tekib mõistmine ka iseenda suhtes, siis saab olla iseenda suhtes ka kaastundlik ja näha võib-olla, mida see sisemine laps siis sellel hetkel koges ja mida ta vajab praegu, et tegelikult julgeda jälle väljendada seda enda päris tõelist olemust. Ja siis kõige olulisem, ma juba natuke puudutasin ka seda kohta, on siis see, et panna paika oma väärtused või vaadata enda sisse ja leida üles need asjad, et mida ma päriselt väärtustan, mis on minu jaoks elus olulised, põhiväärtused. Ja ma väga-väga soovitan neid väärtusi panna kirja või paika sellel hetkel, kui me oleme heas kohas. Meil on hea tuju, me tunneme, meil on kerge olla, ma ei tea, mine käi enne võib-olla looduses jalutamas või tee midagi, mis sind rõõmsaks teeb. Ja siis istu maha ja vaata enda sisse ja kirjuta üles need asjad, et mis on sinu jaoks elus olulised. Mis on need väärtused, mida sina tahad endas kanda, mida sa tahad võib-olla enda ümber näha, teistes ja mida edasi anda ka. Et need on need asjad, kui need sul on kirjas, siis tegelikult on väga kerge olla siis oma egoga tasakaalus ja väga keeruline minna siis sinna äärmustesse. Sest sa oled esiteks alati avatud sellele, et kõik muutub. Teiseks oled sa avatud sellele, et kõikidel inimestel on tegelikult meile midagi õpetada. Ükskõik, kes nad on või millega nad tegelevad, igal ühe sees on midagi olulist ja väärtuslikku, mida ta tuli siia maailmaga jagama, inimestega jagama. Et me kunagi ei jääks siis kinni sellesse kohta, et ma tean kõike, et see on juba märk, et kuhu nüüd kisub sinna äärmusesse jälle. Sest väga targad inimesed läbi ajaloo on tegelikult ju öelnud seda, et me ei saa mitte kunagi kõike teada.
Ja mida rohkem, härra Einstein vist ütles seda, et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma mõistan, kui vähe ma tegelikult tean. Et see ainult laieneb ja avardub lõpututesse ja kaugustesse ja sügavustesse. Et alati on midagi õppida ükskõik kellelt. Ja ükskõik, kui palju sa oled juba kogenud, näinud, õppinud ja nii edasi. Siis teine asi, sa tunnistad, kui sa eksid, sest see on väga-väga inimlik. Me kõik eksime ja me võtame siis vastutust selle oma jama eest ja tunnistame seda siis ja astume samme selleks, et siis parendada ennast, oma käitumist. Ja oluline siis märgata, kui sa oled sinna teise äärmusesse, kus sa siis oled selline kõikide teiste eest ka vastutuse võtja, et sa ei võtaks siis teiste eest vastutust ja sa lubaksid neil kogeda oma elu sellisena, nagu nad on selle loonud ja ei jookse kogu aeg päästma. Et see on ka ego tegelikult, kes jookseb sinna, et mina lähen päästan tema ära ja siis ma olen hea inimene. Ohoo, vaadake mind. Et see on ka tegelikult ego. Et me lubaksime inimestel oma elu kogeda sellisena, nagu ta on. Ka siis, kui see võib-olla ei ole kõige kergem nende jaoks praegu. Siin tuleb see kaastunde element, millest ma eelmisel nädalal rääkisin. Ja me julgeme siis enda eest seista, kui me tunneme, et seda on vaja, et tasakaalus egoga inimene siis seisab enda eest, kui seda on vaja. Ja nagu ma enne ütlesin, austades siis sealjuures nii iseennast kui teisi. Et teeme seda austavalt siis. Ja ka siin, mis ma tahan siia veel lisada? Et ego on väga vajalik. See on hästi oluline mõista. Aga üks või teine äärmus toodab ainult tegelikult konflikti siin maailmas ja kõik need negatiivsed asjad, mida me siin maailmas tegelikult näha ei taha, on selle tulemus, et me oleme nii-öelda sellest keskmest siis läinud kas siis sinna ründaja või ohvri poolsesse äärmusesse. Kui me tahame näha tasakaalu, harmooniat ja rõõmu enda ümber, siis on oluline leida see tasakaal enda sees. Seega ma loodan, et sa võtsid siit midagi kasulikku enda jaoks kaasa ja see nädal kannab sind sinu väes ja see jõuad tagasi iseenda väärtusteni ja selleni, kes sa päriselt oled. Nii et armas sõber, ole hoitud ja järgmise nädalani.